Nüüd räägime veidikene siis oskuse, mis peaks tegelikult igalühel olemas olema või võiks osata. Number 1 on vee filtreerimine. Sest olgem ausad, et ega vist igaüks ei kanna nüüd, ütleme siin LiveStraw või muid sellise vee filtreerimise asju pidevalt kaasas või veepuhastustablettigi näiteks. Oskus teha seda looduses ise vastavalt vajadusele, oleneb, mis olukorras me oleme, onju. Ja oskus seda ise teha tegelikult nagu super lihtne ja väga vajalik tegelikult. Samuti oskus, mis võiks olla kõigil, isegi tegelikult ka meie lastel, onju, kuidas ehitada peavarju. Nii lihtne asi, eriti siin meie Eesti metsades, meil seda materjali lihtsalt jagub nagu nii palju. Ja oskus ehitada siis looduslikust materjalist endale mingisugune peavari ei käi nagu mööda külgi tegelikult maha. Neid peavarje tegelikult te näete ka meie videodes, mida me oleme teinud nii siis tarbist ja looduslikust materjalist. Lisaks võiks iga üks osata tegelikult teha tuld. Ma ei räägi siin mingist tulemasinatest ja asjadest, vaid kuidas ette valmistada materjali selle jaoks, kuidas kasutada tulepulka. Sest olgem ausad, päris igaüks ikkagi ei oska kasutada seda tulepulka nii, nagu teda võiks osata. Et olen oma näiteks laagrites kokku puutunud päris paljude inimestega, kes absoluutselt palju tulepulka näinudki. Ja järgmiseks on siis sellise, kuidas ma nüüd ütlen, mentaalne teema. Kui sa oled tõesti halvas olukorras, ongi kriisiolukord käes, et sa suudaksid jääda rahulikuks, et sa ei nagu ei läheks närvi ja suudaksid kõiki asju nagu selge peaga mõelda. Nendes olukordades, kui me oleme närvis, lähevad asjad hoopis väga halvasti ja me ei pruugi jõuda välja sinna, kuhu me peaksime nagu jõudma. Et tasub nagu mõelda selle peale, et iseenese nagu kontroll on nagu üübertähtis igatepidi. Lisaks on ka kommunikatsioon. Mida ma selle all mõtlen, on just igasugused raadiosaatjad, oma telefoni kasutamine. Kui tõesti asi lööb ventikasse ja olukord on hapu, siis me kahjuks peame olema valmis nagu kasutama ka alternatiivseid siis sidevahendeid, mitte ainult telefon. Ja selle sisse ka see üksteisega nagu suhtlusosa, ehk kommunikatsiooni osa või kuidas seda nimetada, siis kuulubki ka see, et te oletegi oma perega nagu paika pannud selle, millised on meie siis nagu kokkusaamispunktid näiteks, kus me siis kõik koos edasi lähme, kui me oleme üksteisest nagu eemal. Oletame, lapsed on koolis, te olete ise tööl, ja kus te kokku saate. Tasub nagu mõelda selliste asjade peale ja aeg-ajalt teha isegi läbi kodus selliseid olukordi, sama nagu see asjade pakkiminegi. Et järsku lihtsalt annad kodus teada, nii, meil on nüüd käes siuke olukord, davai asjad kokku ja me peame minema. Kui teil on plaanis kodust välja minna, siis on ka vastav varustus sellele. Kui teil on plaanis jääda koju ja loota riigi abi peale, siis loodan, et sellega läheb hästi. Meie pere on jälle vastupidiselt, meie plaan on paigas, me oleme teinud siin ise ka vahepeal neid katseid kodus. Ja kuidas me üksteisega kokku saame, kuidas me ühendust saame, kõik sellised asjad. Varsti ma tegelikult teen ka video eraldi veel
ühte lihtlabased raadiosaatjad, mis mul on võetud ja et kuidas ja kui kaugele üldse need aparaadid võtavad. Ma ei ole seda testi täielikult teinud, aga me teeme selle testi video ära. Arvatavasti näeme tolles videos varsti.